vabadusteks valmis. Coolbet. Tere tulemast tagasi Hiina reisiseikluse eksootilisse ja pöörasesse 7. episoodi. Eelmises osas avastasime, et Hongkongis on veekraanidest tulev vesi mõnikord soolasem kui Läänemeri. Nimelt loputatakse WC-sid mitte magevee, vaid filtreeritud mereveega. Kui juba mereandide linn, siis ikka täie rauaga, eks? Kui ma esimest korda sellest kuulsin, siis ma arvasin, et keegi teeb mingit head nalja. Mereveega tualetid, see kõlab täpselt nagu mingisugune järjekordne säästunipp, aga ei, võta näpust. Siis ma saan aru, et tegelikult see on täiesti geniaalne mõte, kuna merevett on lõputult. Hiljem ekslesime mööda Hongkongi tänavaid ja sattusime kõige ootamatute vaatepiltide peale. Koomiksikangelased, tänavamuusikud ja isegi teadete tahvel, mis nägi välja nagu kohalik Facebooki grupp analoogversioonis. Siin on siis välja toodud erinevad väga otsitavad. Selles riigis kõige rohkem pearaha on välja pakutud siis inimeste eest 1 miljon Hongkongi dollarit, teeb umbes 118 000 eurot. Ja põhjus, mille tõttu neid otsitakse, on ikkagi riigivastane liikumine, kas poliitiline meeleavaldus või rahvaliikumised. Nii nagu meil umbes koroona ajal olid igasugused sellised William Covali-sugused eesotsas ja kutsusid rahvast meeleavaldustele. Et siin juhtub siis sellistega selline lugu, et lähed tabloole ja rahvusvaheliselt väga otsitavaks. Nüüd aga kinnitage diivanitel asuvad turvavööd ja hoidke kõvasti puldist kinni, sest Sander Valge ja seiklus Hiinas läheb täistuuridel edasi. Uued seiklused ja loomulikult Hiina reisiseikluse 7. episood. Kui nüüd päris aus olla, siis tegelikult see, mida me oleme siin igapäevaselt Hiinas näinud, see on ikka totaalselt omaette seiklus. Me ei saa võtta Euroopat ja seda kultuuri siin võrdluseks, sest need on täiesti öö ja päev. Ja ma ütlen, et jah, siiani on mulle väga meeldinud. Üks asi, millele tavaliselt kohe ei mõtle, on see, kuidas siinsed linnad üldse nii kiiresti kerkivad. Kõrghooneid on kõikjal, igal pool ehitatakse midagi uut ja töö käib 24/7. Hiina ehitusturg ei ole lihtsalt suur, see on tõeline tööstusharu turborežiimis. See, kui kiirelt siin tegelikult need tornid kerkivad pilvepiirile, no see on lihtsalt metsik. Aga teisest küljest tuleb arvestada muidugi selle faktiga ja tõsiasjaga, et ikkagi töömehi 1 ruutmeetri kohta on ka ikkagi kordades rohkem kui kodumaal. Hiinas ei mõõdeta ehitusaega mitte aastates, vaid nädalates ja vahepeal isegi päevades. Näiteks 2015. aastal pani Broad Building püsti 57-korruselise pilvelõhkuja kõigest 19 päevaga. Kuidas siis nii? Unustage aeglane betoonivalu, siin toodetakse hooneosad tehases ning seejärel pannakse kokku nagu Lego klotsid ja mitu korrust võib kerkida isegi 1 päevaga. See pole lihtsalt kiire ehitamine, see on täppisteadus. Ja kui rääkida Hiina ehitusplatsidest, siis unusta rahulik nokitsemine ja lõunapausid. See on masinavärk, kus iga käik peab töötama. Suurematel objektidel rassib korraga üle 1200 töömehe. Vahetustega ööpäev läbi. Kui Euroopas oleks, las betoon kuivab, hea vabandus, siis siin unusta ära. Tööd tehakse ilma pausideta ja mahajääjaid siin ei ole. Need lihtsalt asendatakse. Head sõbrad, ma olen elu jooksul ikkagi oma aegu reisinud, näinud nii üht kui teist erinevaid insener tehnilisi lahendusi, aga teate, mida ma näinud ei ole? Bambuspuidust ehitustellinguid. Siin Hiinas on väga hea näide, kuidas on suudetud sellest bambuspuidust teha siin kõrghoonete juurde ehitustellingud. Seal on näha ühte härrasmeest, kes julgelt ripub jalad allapoole, aga ma ei tea, kas mina seda kasutaks Euroopas, kus meil on väga kõrged ehitusstandardid ja turvalisusstandardid. Võib-olla, aga eks igas riigis ongi omad reeglid ja kombed. Kui
kui läänes on tellingud metallist, siis Hiinas bambusest ja mitte naljaviluks, vaid väga praktilistel põhjustel. See on tugev, elastne ja kaalub praktiliselt mitte midagi. Kui meie vajame kraanasid ja metallsõlmi, siis siin seotakse bambustorud lihtsalt nööriga ja see töötab. Kohati tundub see tegelikult ju täiesti mõistetav, aga siis jällegi mingi hetk hakkab aju nagu tõrkuma, et see ei ole normaalne. No ühesõnaga siuke kahetised tunded. No ja selle bambusest tellingu puhul on veel üks positiivne asi, kuna prügikasti väga palju tänavatel ei ole, siis siin on sellised augud sees ja augudesse saab ilusti panna paberit, on suitsukonisid, vähemalt ei lähe tänavale 2 ühes. Naljakas on see, et bambustellinguid püstitavad Hiinas meistrid, kellel pole isegi ametlikku sertifikaati, sest seda lihtsalt ei eksisteeri. Nad liiguvad konstruktsioonidel paljajalu, ilma turvavarustuseta ja teevad seda kiirusega, mis ajaks Euroopa tööinspektorid lihtsalt nutma. Ja mis veelgi huvitavam, see meetod on siin kestnud 1000 aastaid. Metall võib roostetada, betoon võib praguneda, aga bambus, see lihtsalt paindub ja jääb püsima. No tegelikult ju ikkagi päris vägev ja võib-olla siit väike mõttearendus, äriidee, äkki peaks hakkama siit Hiinast hoopis Eesti ehitusobjektidele bambust importima, või mis? Hiina ehitussektor on nagu kiirendusega film. Linnad, sillad ja maanteed kerkivad tempoga, mis mujal maailmas tunduks ulme. Kõik see nõuab muidugi tohutut tööjõudu, aga palk? Keskmine ehitustööline teenib siin $700–1200 kuus, mis Hiina mõistes pole üldse sugugi halb. Aga ajad muutuvad, ohutusreeglid karmistuvad, keskkonnanõuded lähevad rangemaks ja masinad hakkavad järjest enam inimesi välja vahetama. Tellinguid me oleme juba näinud, aga mida me veel huvitavat nägime on see, et siin samas üleval tule taevas appi. Keegi on teinud endale rõdu eterniitplaadist põranda ja kui esmalt vaatasid, et ei, see ei saa ju olla rõdu, et see on ju äkki ajutiselt ehituslikult. Ei, taimed kasvavad, keegi käis just tomatit võtmas rõdu pealt. No korralik segasuma suvila ja võimalik ainult Hiinas. Aga nüüd liigume tellingutest eemale ja otse Hong Kongi südamikku, sinna kus raha liigub ja luksus voolab. Tere tulemast Times Square'ile! Mitte New Yorki, loomulikult siia Hiina, sellepärast et me teame, et hiinlastel on meeldinud läbi aja kõike kopeerida, nii ka seda Times Square'i, mis 94. aastal oma uksed avas. Kui New Yorgil on Times Square, siis Hong Kongil on ka oma üks hiiglaslik kaubanduskeskuse masin, mis ei maga kunagi. Times Square Hong Kongis ei ole lihtsalt ostukeskus, see on terve miniatuurne linn, kus luksusbrändid, tehnoloogiahiiglased ja restoranid konkureerivad kõrvuti, et püüda iga mööduja pilku ja pangakaarti. Ja see on siis suur kaubanduskeskus, millel on 9 korrust ja erinevate korruste peal on kõik võimalikud luksuskaupade poed, esindused, mis iganes hingi ihaldab. Saad nii Chanel'i, Diori, Gucci't, Fendit, ütleme, you name it and you get it. Põhimõtteliselt siin on kõike. Igal aastal liigub siit läbi miljoneid inimesi, sest Hong Kongis pole ostlemine lihtsalt tegevus, see on kultuurinähtus. Kui siia tuled, ära küsi, kas sa kulutad raha, küsi pigem, kui kiiresti see ära läheb. Kui New Yorgis asuv Times Square on ikkagi üdini noobel ja meenutab ikka top-notch rikkuse piirkonda, siis tõsi, küll siin Hong Kongi Times Square'il on ka kõik väga ilus ja see ala, mis on tehtud turistidele, ongi väga-väga tore vaatamine, ilus käimine, aga vot siit kiviviske kaugusel mul selja taga taamal on juba näha tõelist Aguli piirkonda, majad, mis on näinud korralikult vatti ja siin täpselt Times Square'i, Hong Kong Times Square'i vastas on siis tegelik päris Hiina.
üllatusteks valmis. Coolbet.